miks te nii hajali istute? Ma pean niimoodi hakkama nüüd rääkima, siis tahaks ju ometegi, kui mu silmad ei ole mu spikris, siis tahaks ometegi näha neid inimesi, kellele ma räägin. Eks ma siis pea liigub veel. Just. Kas ta sai nüüd haiget ka? Ei saanud. Et kõigepealt tahtsin mina ka õnne soovida selle sündimise päeva puhul vabariigi. Ja ma ei tea, miks ma kogu aeg mõtlen sellele pikemat aega juba, et Eesti Vabariik saab 100 aastat vanaks, et kas ta ikka on nii. Et Eesti Vabariik sündis 100 aastat tagasi, see on küll nii. Aga kas ta on ikka kogu aeg siis olemas olnud, et kui täna sai 100, siis kunagi oli ta 21 aastat vana ja baasid lasti sisse, siis ta oli 22 aastat vana ja Vene väed lasti sisse. Kas on siis edasi ka läheb, et on 23 aastat vana see Eesti Vabariik ja küüdirongid lähevad. Et kuidas ja kuidas siis kirjutama peaks, et kui alguses oli vabariik 2 V-ga, Tamliuga, eks ole, nüüd on ta 1 V-ga, mis vahepeal kirjutan vene tähtedega või? Et kas Eesti NSV oli ka ikka Eesti Vabariik vahepeal ja kas siis Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik sai 41. aastal 23 aastaseks või? Et see, saate aru. Et kui 100, siis on ju kogu aeg eksisteerinud või me siis toetume sellele, et paguluses ju tegelikult eksisteeris. Võt, ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga see on see, mis nagu lihtsalt keerleb. Eluloo raamatuid on sadu olemas, ma ei imestaks, kui kokku lugedes tuleks neid üle 1000. Ja üksikuid kogumikest trükitud lugusid on kaugelt üle 1000. Eesti elulugude arhiivis kirjandusmuuseumis on mitu tuhat käsikirjalist elulugu, rääkimata ERM-ist, Muinsuskaitseseltsist ja väiksematest muuseumitest. Ja viimast Eesti elulugude kogumikku, mis on vabariigi sünnipäevale pühendatud, esitletakse 26. veebruaril Tartus kirjandusmuuseumis. Selleks oli eraldi eluloovõistlus Eesti Vabariik 100. Väga põhjaliku ülevaate on sellest kirjutanud Rutt Hinrikus. Et kui te sealt arvutist otsite selle nime välja, Rutt on lihtsalt 2 D-ga, mitte nagu see piibli Rutt. Ja Hinnu riik 6 D-tähte vahel ei ole. Et siis on see, saab olema väga, väga põnev lugemine, sest ta toob palju näiteid nendest käsikirjadest, mis on muuseumisse kogunenud. Ja ma tsiteerin teda, sest ei ole mõtet hakata oma sõnadega ümber ütlema seda, mida tema väga hästi sõnastanud on. Ja kohe selle alguse juurde ongi Ruti sõnadega, et elulugu ja oma elulugu, biograafia ja autobiograafia on vanemaid kirjandusžanre üldse. Euroopas sai esimene suur laine alguse 20. sajandi esimesel poolel Poolas. No võib ka arvata, mis selle tinginud on. Ja sajandi teisel poolel on kogumine levinud paljudes maades, kus on praeguseks suured eluloo arhiivid Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, Itaalias ja mujal. On kogutud nii suulist ajalugu, oral history kui kirjalikke elulugusid. Soomes ja Norras on elulugude kogud saadud peamiselt eluloovõistluse tulemusena. Tsitaadi lõpp. Vabariigi taastamisega kasvas see elulugude kirjapanek plahvatuslikult ja see on arusaadav sellepärast, et Nõukogude okupatsiooni ajal olid meie elulood keelatud. Me ei tohtinud mäletada, et olime sõjas valel pool võidelnud, et olime küüditatud, et me mädanesime vangilaagrites, et me olime üle mere põgenenud ja seal elasid pooled me sugulased ja nii edasi ja nii edasi. Me elasime mälutõkete taga pool sajandit. Astrid Reinla on rõhutanud, et Nõukogude Liidus ei tohtinud sugugi iga inimene memuaare kirjutada, sest mäletamine oli juba iseenesest kuritöö, kirjapanemine veel 2-kordne. Ja mina taipasin seda alles aastal 1982. Eesti Vabariik oli siis 64-aastane. Kuigi päris lugusid ma olin kogunud juba paar aastat.
ja taipasin seoses sellega, et lavastus, kui ruumid on täis, keelati ära. Raamat, milles ma pikemalt kirjeldan oma tööd teatris, kannab ka pealkirja Kui ruumid on täis. Et kel tekib huvi, et saab lugeda, et seal on nüüd näitemängude tekste ka üksjagu sees, mis baseeruvad eluloo intervjuudel. Ja see, kui ruumid on täis, on see, et oma lugusid, oma vanemate ja vanavanemate lugusid rääkisid 10. lennu lõpetajad lavakooli oma. See oli nende diplomitöö. Et tänaseks on neid lavastuses ilmutatud tekste või neid lugusid räägitud kordi ja kordi, aga aastal 82 ei olnud keegi veel avalikult rääkinud. Ja seda enam teatrilaval. Ja ma arvan, et see on tänagi veel oluline materjal nende painete kohta, mis meid kõiki tollal vaevasid ja millest ei osanud endale õieti aru anda. Ja veel seda, et tänapäeva inimesed 20+ ei saa, millest me räägime, kui võtta seda teksti ja mida me välja ütlemata jätame. Ja näiteks paar stseeni, mis taheti ära keelata ja sõnaga, et kui me nad välja kärbime, mis me võime mängida. Ja kuigi näitlejad rääkisid või lavakooli tudengid rääkisid omaenese teksti, siis tegelasnimed olid alati teistsugused nimega. Ei olnud oma nimega ja selle tegelase nimi on Poiss, kes ongi üksi, oli selle tegelase nimi ja see on Maanus Valentin, keda meie hulgas enam ei ole. Ammu enam ei ole. Ja eellugu on selline, et ta puudus koolist, kui me hakkasime oma lugusid rääkima 3 päeva. Ta oli matnud oma tädi Gerda Murre. Gerda Murre oli kunagine Estonia primadonna, kes Vene ajal enam esineda ei tohtinud, kui ta vangilaagrist tagasi tuli, töötas teatri Estonia teatri valvelauas. Ja siis see poiss rääkis, kui ta kooli tagasi jõudis. See probleem on peas keerelnud juba hulk aastaid, aga sel hetkel seisab ta mul täitsa lagi peas. Kui kusagil keskkooli aastail püüdsid sa kodust kaugemale saada ja paar aastat tagasi otsisid hetki, kus saaks üksi olla, siis nüüd olengi selle probleemi ees, et üksindus on käes. On jäänud veel ainult õde, kuid temal on perekond ja ma ei tea, see on nagu meie suguvõsa needus, see üksindus. Tädimees, isa olid oma 15 aastat üksinduses. Kõige raskemad on need õhtused tunnid. Jumal tänatud, et ma veel õpin. See oli tema esimene tekst. Ja pärast rääkis ta siis oma isa ja tädi loo. Isa õppis Tallinna sõjakoolis ja tema oli üks nendest, kes sel päeval olid kohvik Moskva katusel kuulipildujaga ja ootasid käsku. Ja nüüd siia vahele arhiivist 23. aastal sündinud mehe tekst, mis on tegelikult palju hiljem kirja pandud, kui see 82. aasta. Aga tekst laiendab seda sama Moskva katusel olemist. Tsitaat. Kui aga saabus aeg, mil oli vaja välja astuda oma vabaduse kaitseks, ei jätkunud meie kasvatajatel tarmu puhumaks sõjasarve. See kõlamata jäänud signaal määras meid sõdima võõraid sõdu ja lahutas õigeteks ja valedeks. Joon jooksis läbi 22. ja 23. sünniaasta vahel ja osutus ei kellegi maaks, mille servades seisid okastraat tõkked ja kaevikuread. See joon määras, kes pidi surema Stalini, kes suur Saksamaa eest. Tsitaadi lõpp. Ja Maanus jätkab nüüd, Maanuse tekst jätkub. Nagu teada käsku ei tulnud ja siis ta, ma ei tea täpselt, ma tean, et ta edasi proovis ikka metsa põgeneda ja kuskil Rapla kandis mattis ta sõjakooli varustuse maha mingi kase alla. Nii ta sattus valele poolele ja siis ta sõidis selle vale poole eest. Tema oli sõjavang, kui ta Siberisse saadeti. Siberis oli ta metsatöödel, sealt oma haiguse saigi. Külmetas jalad ära ja hiljem siis nüüd siin selle tagajärjel need operatsioonid. Allul opereeriti tal parem jalg ära ja vahetult enne surma taheti ka teist opereerida. Tema oli üldse väikese jutuga inimene, ta ei rääkinud kunagi nendest aastatest seal ja kuna ta oli sõjavang siis, aga tädi oli mul poliitiline, Gerda Murre siis. Õieti oli see meeste ühing, mustpeade ühing
ja kuna tema käis sel ajal läbi selle ühingu esimehega, siis astus ta sinna ühingusse ka liikmeks. Kogu see ühing või nii paljud kui saadi, rabati kinni. Ja nüüd tuleb kärbe, mis on meie tehtud kärbe, sellepärast et nii või teisiti ka tol ajal töötas ju autotsensuur. See on nüüd tema tekst, mille me ise välja kärpisime, kokkuleppel lugejatega. Esimees jäi kohe siia samasse Tallinna, tädid kuulati üle siin ja kuna ta midagi välja ei öelnud teiste nimesid, siis saadeti edasi. Tema on rääkinud palju nendest ülekuulamistest. Sealt sai tema oma põhilise vigastuse kaasa. Selgroog oli tal välja venitatud. Nüüd on see meie kärpe lõpp ja edasi Maanuse tekst, mille me tahtsime sisse jätta. Tädi saadeti Karagandaasse. Ta on küll öelnud, et ta on käinud neid laagreid nii palju läbi, et kõiki kohti enam ei mäletagi, kus ühes kohas pidi ta väljakäigus kangiga külmunud hunnikuid lahti raiuma. Tema paariliseks oli üks daam 60-70 ringis, Ukraina ajaloo professori abikaasa. Viimased aastad olid paremad, ta sai mett tõeks ja seal moodustati vangla teater, kus ta siis kaasa mängis. Sealt on meil niisugused tuttavad, tädil olid tähendab, igal suvel käisid meil külas, elavad Leningradis, instituudikaaslased. Kord oli jutuks, nad pidid mängima Otellot, aga Jaago saadeti esietenduse päeval teise laagrisse. Ja keegi pidi mängima. Tuli vangla ülem ja keskis meie tuttaval Leningradist Jaagoks hakata. Ja seal ikka, kui käsk tuleb, ega vastu ei saa ju midagi öelda, muidu on teadagi mis. Tädimees võeti kinni põgenemisel üle lahe. Tema isa oli Laidoneri ajal siin valitsuses tähendab. Tema ei rääkinud ka palju laagri aegadest ja kui rääkis, siis see oli kõik nagu huumoriga rohkem, sest ta ei tahtnud seda palju. Need inimesed, kes on käinud, ega need palju ei taha sellest rääkida. Ja lõpus on jälle see meie enda autotsensuuri kärbe, mis me koos tema ja koos tudengitega tegime. Keegi mul siiski on, naerab, võõrasema. Enne sõda käis isa ühe tüdrukuga, esimene armastus vist. Pärast polnud temast 15 aastat midagi kuulda. Vangist tulles abiellus isa minu emaga ja pärast ema surma otsis see naine isa üles. Ta elab Rootsis, nad asusid kirjavahetusse. 75. aastal sõitis daam siia ja nad abiellusid. 2 kuud oli abikaasa viisa aeg ja siis järgmisel aastal külastas ta uuesti meie vabariiki. Siis ta palus isa, et see sõidaks Rootsi külla. Naerab. Tema arvas, et isa ei taha tulla. Selle me ka kärpisime ise ära. Ja teine monoloog, mida ei tohtinud rääkida, räägib tüdruk, kes arvas, et uksest käiakse, on tegelaskuju nimi ja tegelikult on see Laine Mägi, näitlejana vist tuttav. Ja tema rääkis niimoodi. Kogu aeg on olnud selge, eks ju, et uksest käiakse ja väravast käiakse ja see asi on selleks, et käidaks. Ja nüüd on olemas Brandenburgi väravad. Mul ei ole silmamõõt nii täpne, kuskil 400-500 meetrit on see distants, kuhuni sa võid minna, siis on tõkkepuu ja mingisugused putkad sealt edasi ei lasta. Ma ei tea, kui seal üksi olla, võib-olla see ei olekski nii õudne, aga see Ida-Berliini rahvas, kes seal käib lihtsalt seisus, vaatamas teisele poole, kusjuures see on ainuke koht, kus näeb. Niimoodi, et sa ei pea kuhugi kõrgemale ronima. Ja teiselt poolt vaatab vastu teine selline mass. Õhtuti tavaliselt on seal palju rahvast. Päeval on rohkem turiste ja nii on. Kusjuures müür, millest üle ei saa ja ei näe ka, sellele võid lähedale minna ja katsuda ja seista seal müüri ääres. Aga väravatele lähedale ei saa. Väga õudne on see, et me käisime teletornis seal platvormil, kus näeb siis Berliini linna ja poolest kuplist näeb West-Berliini. Seal oli üks perekond, täitsa noored, 2 last oli neil. Ma sain niimoodi aru, et ma küsisin, kes kõrval seisis, kes saksa keelt rohkem teadis, et miks lapsed läksid kiskuma praegu binokli pärast ja mida räägiti. See oli nagu mingi selline tekst, et lapsed läksid selle pärast kiskuma, kes näeb enne seda kohta, kus peaks olema vanaema maja või kodu, osa kodust või kõik vaatasid ainult piiri, kust läheb piir. Kogu aeg seletati, kust läheb piir, mis on sealpool piiri ja mis siiapoole jäi. Keegi tõi meie omadest näite, kui mööda Pärnu maanteed tõmmatakse piir või ehitatakse müür ja sellised kohad nagu üks päev ma käisin Bergamoni templi muuseumis. Lähed treppidest üles, vaatad jõge ja äkki näed. Must 1000 tanki seisab mingi värava taga.
ja mehed askeldavad, mehed on sees, tankid ei seisa tühjalt. Ma olin vist 3 tundi muuseumist, tulin välja ja seisavadki, tankid seisavad. Valmis, ma ei saa aru milleks, jõle õudne. Ja siis oli õudselt hea meel, kui saad Berliinist ära, et said kaugemale. Ja kogu aeg mõtled, et jõuaks enne tagasi, jõuaks koju. Väga kummaline on see, et esimene mulje, millest ma räägin, pole mitte mingid kunstielamused või ma ei tea mis, vaid see müür ja tankid. See piir 2 maailma vahel. See on nüüd tema tsitaadi lõpp. Ja Berliini müür lammutati siis 89, 7 aastat hiljem sügisel ja mina juhtusin kevadel käima just Berliinis, ma nägin veel seda müüri ja pildistasin seda. Ja need lood taheti kärpesse võtta, siis me oleksime tohtinud mängida. Ja see oleks raskemaid hetki mu elus. Et niikuinii olid kunstinõukogude vastukojad vastuolulised. Ühed inimesed mulle väga olulised käisid tänamas ja teised süüdistasid mind ohtlikus mängus noorte eludega, et mis siis saab, kui. Ja Rutt Hinrikust tsiteerin jälle. Peaaegu igaühel oli vähemalt 2 elulugu, ametlik versioon ja teine, mida oli parem unustada. Sõjajärgse aja ellule jäämisstrateegia eeldas mälule vastu töötamist, kuid mälu ei vabanenud ka hiljem. Nõukogude ajal eksisteeris fašismi ohvrite ühing, ent kommunismi ohvrid ei võinud avalikult rääkida. See ähmastas vägivalla mõistet ja moonutas suhtumist kannatanutesse. Kui fašismi ohvrid said oma kogemused läbi töötada, pidid kommunismi ohvrid oma tunded alla suruma. Armistumise asemel lasti haavadele kasvada koorik, mida ei julgetud puudutada. Tsitaadi lõpp. No Berliini müüri oleks võinud veel välja jätta, aga kustutada maha ühe poisi elulugu, lubada selle nimel ära keelata, et me saaksime mängida. Me ei nõustunud kärpimisega ja me ei mänginud. Ja ma olen alati olnud seda meelt, et me käitusime õigesti. Ja täna ma mõtlen, et võib olla. Et selles materjalis oli teisigi tollal väga olulisi esmakordseid tekste. Aga nii see oli ja ma sain aru, et meie elulood on keelatud ja ma hakkasin neid koguma. Võt nii see algas. Ma vist ei suutnud leppida sellega, et kuigi mina kannan nõnda nimetatud järelmälu, elasin ma oma perega neid traumasid kaasa ja loomulikult nad mõjutasid mind. Hinrikus. Traumateooriale toetuvate traumauurijate interpreteeringus tuleb kaotusid ja valu teadvustada, korduvalt üle rääkida ja psüühiliselt läbi töötada, sest sel viisil on võimalik minevikuga rahu teha ja tuleviku suunas edasi liikuda. Mitmed traumaatiliste elulugude uurijad on tõdenud, et traumajäljed on väga püsivad ja ei kao mälust täielikult kunagi. Tsitaadi lõpp. Mu vanaisa tegi vineerist kaste pakkide saatmiseks. Pakki oli vaja saata minu ema õele ja teise õe abikaasale, minu vanaema onupojale ja tema naisele. Tollal oli kõigile vaja pakke saata ja kastide hööldamine oli igapäevane töö meie väikeses köögis. Ma mäletan oma tädi äraviimist. Vanaema tuli kooli tema tütrele järele, et ta veel kord ema näeks ja võttis minuga kaasa. Tütar oli 2 aastat vanem kui mina. Tädi tütar oli juba ära jooksnud, meie vanaemaga jooksime järele. 21. keskkoolist ei ole meie koduni Kunderi tänaval palju maad. See oli aasta 1951. Mitu küüditamise ja vangistamise lainet oli juba rahvast üle käinud, tagasi ei olnud veel keegi tulnud. Tädi Helga töötas Eesti Rahva Ühisabis. See oli Saksa okupatsiooni ajal moodustatud organisatsioon, mis püüdis leida 41. aastal küüditatud inimeste jälgi. Tema mees oli 41. aastal ära viidud, siis enne seda 14. juunit ja tema saatusest sai tol ajal veel sündimata tütar teada alles uuel ajal. Ja majarahvas seisis uksel, kong oli ukse ees. Viimased kallistused olid arvatavasti juba tehtud, kui meie vanaemaga kohale jõudsime. Mina mäletan ainult mööda tänavat eemalduvat kongi. Tagaukses oli selline trellitatud luuk ja tädi nägu vaatas sealt välja.
vaatas meid ja Kunderi tänav oli siis veel tupik tänav, Laulupeo tänava juures ta lõppes. Sealt keeras masin tagasi, sõitis meist veel üks kord mööda, me nägime seda nägu veel üks kord. Ja 60-ndatel ma kirjutasin ühe laastu, kus ma kirjutasin iseennast siis selle tütre ossa, kes näeb seda ema nägu seal trellide taga ja kui see auto teist korda möödub, siis ta jookseb sellele autole järele ja kukub ja prillid veristavad ta silmad pimedaks. Ma võib arvata, et keegi seda tõlkida ei tahtnud. Et jõuluõhtutel oli meie pere koos nii palju, kui seda peret järele oli jäänud, vanaema, vanaisa, minu ema, mina, ema teine õde oma 3 pojaga, muidugi minu tädi tütar, vanaema õde. Ja keskööl me läksime siis välja Põhjanaela otsima. Ja meie ei olnud ainukesed jalutajad jõuluööl Kunderi tänaval. See oli kokkusaamise hetk meie kaugetega. 100 kui mitte 1000 siin ja 100 kui mitte 1000 Siberis ja mujal, kui seal mujal veel mäletasid, kogunesid siis Taevasillal kohtuma. Ma ei tea, kas sellel on mingi taustlegend, aga meie teadsime, tähendab, mina veel ei teadnud Boris Kõrveri tangot Põhjavalge naine. Laul oli algselt hoopis millestki muust, aga seal on sõnad külmal õhtul seisan vahipostil kaugel taevas Põhjatäht ja seda laulu laulsid mehed mõlemal pool rindejoont ja siis Vene poole peal keelati see laul ära ja tuli meile tagasi alles 80-ndatel see laul. Aga täpsem suunis on see Maria Ungari luuletus jõulutervitus 1941, kus on need read, et see on luuletuse lõpp, et kahaneb me vahel lumeväli, tähtedest saanud meie ühiskeel. Nüüd, kui oleksime üksi jäli sammumas üksteise poole teel, viivuks tummub ehk see millal, mis teis üha tuikab sunnitööl ning me kohtume seal taevasillal palgest palgesse sel jõuluööl. No, seda tähendas see jalutuskäik. Ja kui tädi tagasi tuli, hakkasin ma kord küsima ja siis ma küsida muidugi ei osanud. Ja tollal ei tahtnud keegi rääkida. Ega need inimesed enam nii väga ei kartnud. Kartsid rohkem need, kes siia olid jäänud. Sest kõik oli juba olnud, mis siis ikka enam. Pigem ei suudetud pikka aega enesele selgeks mõtelda, mis on toimunud. Ja nähes tagasi tulles enda ümber nii-öelda normaalset elu, hakati vist tasapisi ennast ka süüdlaseks pidama. 2 episoodi on meelde jäänud või 2 mõtet. Esimene on see, et igaüks teadis, et tema ei ole süüdi, aga kahtlus oli ikkagi, et võib-olla see teine ikka vast kuidagi midagi. Et võib-olla sellepärast, et see on üks põhjustest, miks mõlema küüditamise puhul mindi nagu lambakari tapale. Inimesed lihtsalt ei suutnud uskuda, et niisama lihtne see ongi, et süüd ei ole vaja. Sa oled sündinud eestlaseks, sa oled suurel Nõukogude Liidul siin aknalaual Euroopas, see oli lihtsalt jalgu jäänud ja ongi kõik. Ja 41. aastal küüdirongides usuti, et kohe tulevad Inglise lennukid ja päästavad ära. Ja teine episood, millest tädi rääkis, siis oli mitte lennukitega, vaid helikopteriga seotud. Et igal hommikul, kui nad läksid metsatöödele, pandi siia puhvaika põue taskusse südame juurde kirjad kodustelt ja need väikesed mälestusesemed, kõige tähtsamad asjad, sest iga päev usuti, et tuleb helikopter nüüd päästma. Ju see siis aitas neil elada. Edasi on niimoodi, et möödunud sajandi 84. aastal sain mina 40-aastaseks. Eesti Vabariik sai 66. Ja mul oli juba liigagi selge, et ma olen sündinud valele poolele. Nagu enamus minu sünniaasta kaaslasi, meie vanemad pidid kohtuma sõja ajal, Saksa okupatsiooni ajal. Nad ei saanud olla võidukas Punaarmees ja sellepärast võis eeldada, et enamus meist on isatud. Ja just sel ajal tegi kinostuudio ettepaneku kirjutada filmistsenaarium.
tol ajal oli niimoodi, et sa võisid kirjutada ja kui seda ei kasutatud, sulle maksti ikka mingi raha ja mitte väike raha, sest kirjanikud teenisid Vene ajal ikka väga palju võrreldes tänase päevaga. Mina võtsin enesele ülesandeks teada saada, mis on saanud minu sünniaasta kaaslastest. Peale valel ajal vales kohas sündimise oli minu arvates meil veel üks nagu saatust mõjutav ühisjoon ja see on märtsi pommitamine 44. aastal. Mina olin tol ööl veel ema üsas ja minul on ainult mälestuste mälestus. Ja mina tahtsin teada, kuidas emad oma lapsi tollel ööl kaitsta suutsid. Ja tol ajal, nagu praegugi juba uuesti, olid kõik isikuandmed salastatud, aga kinostuudio tellimus andis tolle aja kohta väga suure vabaduse ja ma tohtisin uurida Tallinna perbüroo arhiivi. Ja siis surmapõhjused 44. aasta 9. märtsil olid teadagi õhurünnaku ohver, õhurünnakul saadud vigastused, pommikildude tabamus, pommist saadud peahaavad, õhurünnaku tagajärjel lämbunud, õhurünnaku tagajärjel põlenud, ajupurutus õhurünnaku tagajärjel, vigastused maja kokkuvarisemise tagajärjel, peaaju-vigastus, sissepõlemine majja, südame ravandus, vingumürgitus. Ja surmakohad annavad üsna täpse pildi, millised Tallinna osad kõige rohkem haavata said. Nagu teada ei pommitatud mingeid strateegilisi punkte, vaid taheti hävitada linna, nii nagu Narva juba hävitatud oli. Paljud haiglad said sisse, kaasa arvatud Keskhaigla, Magdalena ja Tartu tänava vanadekodud, vennaste koguduse kirik ja Niguliste kiriku ümbrust me teame kõiki, Harju tänava haavad olid kaua aega avatud. Ja laste, siis minu eakaaslaste surmapõhjused sel aastal olid lämbumine ema ihus, lämbumine ema ihus, elujõuetus, enneaegne elujõuetu, enneaegne elujõuetu, kaasasündinud elujõuetus, enneaegne sünnitus, verevalum, veaaju, ajupõletik, krambid, külmumine. Ja mõni nendest väikestest salati maha, kui septembris saabusid need, kes siis, kelle juhus veendumus oli asetanud pommitajate poolele. Meie jäime ellu ja minu ema rääkis. Märtsi pommitamise ajal kandsin mina sind. Me läksime sinna alla rollikuuri. Inimesed palvetasid ümberringi, aga mina olin täiesti rahulik, seepärast, et me olime koos. Ja mina heitsin rulli peale magama kivide peale. Ma tahtsin lihtsalt puhata ja ma olin väga rahulik. Ükskõik, mis juhtub, me oleme koos kahekesi. Muidugi ma sain horjutada, et ma julgesin magada sellel ajal. Tsitaadi lõpp. Ma kirjutasin välja kõik 1944. aastal Tallinnas sündinud inimesed ja sain aadressibüroost enamike aadressid ka. See oli selle Tallinn filmi võim jälle. Ja ma otsisin kontakti, et neid intervjueerida ja mingi ühisosa leida, aga mitte keegi mulle võõrastest ei vastanud. Aasta oli 1984. Niisiis ma sain intervjueerida ainult inimesi, keda ma tundsin ja tuttavate tuttavaid. Stsenaarium töösse ei läinud, aga intervjuud on väärtuslikud. Isegi mingi ühisosa leidsin. Meil on vajadus kaardistada toimunut ja anda hääl inimestele, kes ei ole saanud rääkida. Nende hulgas on sotsioloogia ajakirjanduse õppijõud Peeter Vehalem ja kirjanik Ene Mihkelson, keda meie hulgas enam ei ole. Pommitamisest saime hiljem palju rohkem teada ikka tuttavate ja tuttavate kaudu. Ja 89. aastal me tegime raadiosaate Pommitamise päev sarjast Pirgu mälukillu arhiiv. Ja seal oli üks mees, kes sellel ajal oli siis Eesti sõdur ja tema iseloomustuseks on seal tekstis öeldud nii, et tema kompanii asus Tartu maanteel endises sõdurite kodumajas. 9. märtsi õhtuks oli ta määratud kompanii korrapidajaks. Hommikul küsis ta end kinno. Pileteid müüdi eraldi sõjaväelastele ja eraisikutele. Sõjaväelastele jätkus kauemaks. Üks tütarlaps tuli tema juurde piletit paluma, aga piletid said otsa. Tüdruk ütles, et tal on tutvusi väiketeatris, kell 7 õhtul pidi algama rätsepõhk. Sõduril oli sõber,
kes lubas tema eest veel teine 24 tundi teha korrapidaja tööd. Ohvitserid olid valvevahetusega nõus. Umbes 3 tundi pärast etenduse algust algas õhuhäire. Publik suunati varjendisse. Tallinna kohal süüdati jõuluküünlad. Need kumasid rohkem kui 100 kilomeetri kaugusele. Seda valgust Tallinna kohal mäletavad kõik. Keegi ei uskunud, et linnast on võimalik eluga pääseda. Ja kõik mäletavad Tallinna lõhna, kõrvelõhna. Väiketeater sai pihta. Sõdurite kodu sai pihta. Tema, sõdur, aitas Tartu maantee alguse põlevatest puumajadest inimesi välja. Eraisikud jooksid igaüks oma kodu päästma. Kui ta kompanii juurde tagasi jõudis, sai ta teada, et kõik postil seisnud sõdurid jäid rusude alla. Tema sõber oli surnud. 10. hommikul läks ta sõbra emale seda teatama. Tallinn põles, inimesed vedasid kelkudel omi surnuid, rahvas voolas linnast välja. Ja nüüd tuli üks väliseestlase tekst. Minul isiklikult on väga kahju Harju tänavast. Vanas Tallinnas oli võib-olla üks ainus tänav, kus oli teatud määral mingit elegantsi ja stiili ja luksust. Seal oli ilusaid stiilseid hooneid nagu hotell Kuld Lõvi, Harju Pank ja veel mitmed teised. Hiljem oli ainult hiigelkõrge varemete ja rusu hunnik selle koha peal, kus oli olnud Harju tänav. Oli kuulda, et Kuldlõvi kõrval olevas kinos Aamor oli kinotäis rahvast pommitamisel varemete alla jäänud. Ja nüüd selle sõduri otsene kõne, miks üldse see, nagu tema elukirjeldus tol päeval. Ja nüüd tuleb kõige traagilisem osa sellest Tallinna pommitamise ajaloos minu seisukohalt. Anti korraldus tuua välja ja otsida üles laibad, kes sinna alla olid jäänud. Terastrossiga tõime välja ja panime Niguliste kiriku taha muru peale. Seal oli juba nii puhas, et lund ei olnud ja inimesed omaksed tulid neid siis vaatama. Riietuse järgi tundsid ära. Ma ei kujuta ette, mis seal all üldse oli. Ma ei olnud uurinud ka. Räägitakse ühte ja räägitakse teist, aga seal all ma mäletan veel väga hästi. Ühes väikeses ruumis oli 8 või 9 laipa sees ja kõikidel laipadel oli surutud hinge kõrisse sisse taskurätikud ja käterätikud ja siis igasugused võimalikud sallid ja asjad. Ja me ei teadnud keegi, milleks see vajalik oli või millest see tingitud oli, et kõik oli niimoodi välja arvatud 1 või 2 inimest, kellel ei olnud. Seal oli muide naisterahvaid ridikülidega, kellel olid ridikülides nagaanid, parabellumid, mauserid. Dokumendid olid ridikülis 2-3-kordsed. Saksa sõjaväelasi oli samuti igasuguseid. Oli ka seal 2-paikseid. Eraisikuid oli mitmete dokumentidega. Ma olen rääkinud seda asja mõttes, millest see võis olla. Kui on üks inimene keldris, kui seal on õhku ja hapnikku ja vett, elab ütleme 10 päeva. Kui on 10 inimest loogiliselt, hapniku tagavarad, veed, toidud, asjad niisugused, elab 10 päeva vähem. Et võib-olla seal tekkis niisugune tragöödia. Seal oli kägistamisi, seal oli pimedus muidugi. Seal enam tuld ega midagi ei olnud. See on kõige suurem tragöödia. Inimesed olid, kõik olid ära hävitanud. Tsitaadi lõpp. Et üks asi on kõike seda teada ja hoopis teine asi on kohtuda inimesega, kes seda räägib. Osa saada nende inimeste mälu taagast, et see on vaimustav ühelt poolt ja see on väga väsitav. Aga inimestel on hea rääkida, eriti siis, kui keegi ei ole varem küsinud. Ja nüüd siis Pirgu mälusektori ekspeditsioonid. Pirgu arenduskeskus tegutses aastatel 87–94, kusjuures aktiivne nii-öelda esimese koosseisu aeg oli ainult paar aastat. Tühine viiv võrreldes Pirgu mõisa pika ajalooga. Mis jälgi me sinna jätsime, seda on raske mõõta, aga jälgi sealt edasi me viisime küll kaugele. Täitsa julgelt võib öelda, et ümber maailma, sellepärast, et esimestel aastatel olid meiega koos hilisemad maailmarendurid Marko Matvere ja Jaan Tätte. Siin algas nende kooslaulmine, umbes selle ajal hakkas Jaan luuletusi kirjutama ja Marko koos teiste väikeste lõõtspillidega
neid vanu laule otsima Kirjandusmuuseumist või rahvaluule kogudest. Arenduskeskus loodi niisiis aastal 87, Eesti Vabariik oli 79 aastat vana. Rapla ATK oli restaureerinud mõisa, millest ainult varemid järel olid ja andis selle Ülo Vooglaiu käsutusse. Kui mina sellest räägin, siis tavaliselt öeldakse sinna juurde, et tegelikult see oli selleks, et majandijuhid saaksid pidu pidada, aga Gorbatšovi aeg algas ja siis nagu joomine keelati ära ja siis anti teadlaste käsutusse. Kuidas olid sõnastatud arenduskeskuse formaalsed ja tegelikud eesmärgid, mina ei tea. Küllap on selle kohta palju pabereid, sest tollal tuli iga ebatraditsiooniline algatus mitmekordselt ja tihti keerutades ära põhjendada. 70ndate alguses olin minagi töötanud Ülo Vooglaiu juhitud kuulsas Tartu Ülikooli sotsioloogia laboratooriumis, mis oli esimene Nõukogude Liidus. Labor suleti 75. aastal, kui mina olin juba ära saadetud Voldemar Panso juurde lavakooli lavastajaks õppima. Ja sulgemise põhjuseks olid eelkõige labori rahulolu ankeedid. Me uurisime, mida inimesed tegelikult Eesti elust arvavad ja te võite ju arvata, mida. Nii. Ja Kundas töölistega rääkides saime esimest korda, sain aru, et inimesed räägiksid küll, lihtsalt keegi ei ole varem küsinud. Nad ei kirjuta, nad ei näita ise seda initsiatiivi üles, aga kui nende käest küsida, muidugi räägivad. Vooglaiul käsiti muidugi parteipilet laua peale panna ja laborirahvas läks laiali. Ja kolleegid kutsusid Vooglaidu KU-ks, Kremli unistaja. Sellepärast, et ta keeldus uskumast, et mõned asjad on Nõukogude Liidus võimatud. Ja siis ta tegi mõned need võimatud asjad võimalikuks, nagu see sama Pirgu arenduskeskus. Ja ta kutsus kokku need inimesed, kes nagu töötasid erinevate alade piirimail. Või võib ka öelda, et need, kes Pokrustase sängi ei mahtunud. Ja teatrirahvast tulid mõisad peale minu veel Katrin Saukas, vennad Johansonid, Jaak ja Mart. Ja esimesel suvel oli meiega siis koos mitmed inimesed lavakooli 14. lennust, tudengid. Seal olid siis Maria Avdjuško, Jaan Tätte, Marko Matvere ja mõned nende lennukaaslased veel. Maria, kui te mäletate, oli pikalt Eesti Draamateatri näitleja, nüüd on ta filmi lavastaja ja produtsent. Ja ma pean oluliseks nimetada nende oma tollaste kaaslaste tähelepanuväärseid tegusid hilisemal ajal sellepärast, et ma tegelikult olen uhke selle üle. Ja nojah. Ja arenduskeskus tegeles väga mitmes liinis ja üks neist oli haldusreform. Niimoodi seda veel ei nimetatud, aga sisuliselt see seda oli ja kui meie asjad meie riigis oleks arenenud normaalselt, siis seda teemat ei oleks ammu enam üleval. See oli aasta 87. Täna on mis. Ja selleks ajaks oli julgemate siis majandusmeeste peades, kui te mäletate, sündinud unistus isemajandavast Eestist, lühidalt IME. Ja eestvõtjad olid seal Edgar Savisaar ja Siim Kallas muude hulgas. Oli ilmunud üleskutse IME Eesti meeste kätte ja välja kulutatud stsenaariumite konkurss, millest siis Pirgu arenduskeskus ka osa võttis, saavutas 3. koha. Me siis istusime koos nende arupidajatega, salvestasime, ütlesime sõna sekka ja vähemalt algus lähtus sellest, et teha siinsete inimeste elu võimalikult mugavaks just seal, kus nad elavad. Ja toetada eelkõige iseseisvaid väike majapidamisi. Ja midagi sellist ei sündinud, vastupidi läks kõik, mitte jätkuna kunagi selle ühistu elule, vaid jätkuna hiljutistele suurmajapidamistele. Võt ei olnud mõeldav, et tõsi teadusliku arenduskeskuse tiiva all töötab teatrirahvast koosnev seltskond, seepärast nimetati meie töörühma subjektiivseteks uuringuteks vastukaaluks siis sotsioloogidele, keda nimetati objektiivseteks uuringuteks. Ja selle teatud hämamise põhjustas nagu elus ikka lihtsalt kõrgemate ülemuste ignorantsus.
sellepärast, et sotsioloogilised uuringud jagunevadki nimelt umbes sellisteks pealiskaudseteks küsitlusteks, nagu me iga nädal meediakanalitest kuuleme, reitingud ja poolt olemised ja vastu olemised ja nõnda edasi. Ja teiselt poolt süvauuringuteks, milleks ongi intervjuud. Probleemidele sügavuti lähenemine, no just selleks meie siis olime. Ja subjektiivsete uuringute töörühma esimeseks ülesandeks oli uurida, kuidas kohalikud vanainimesed tegelikult elavad ja millist abi nad võiksid veel vajada peale selle, mida tollane sotsiaalsüsteem juba pakkus. Ja neid külaskäiki inimeste juurde hakkasime nimetama ekspeditsioonideks. Iga käigu kohta tuli kirjutada aruanne, seepärast on ka meie esimese lavastuse nimi lihtsalt aruanne. Mina ootasin oma kaaslasi esimesel ekspeditsiooni õhtul 27. juunil 1987 mõisas. Nemad olid väljas Moskvitši ja Marko mootorrattaga. Saabusid öösel ja olid ülierutatud. Olid käinud ümberkaudsetes külades, kohtunud inimestega, küsisid toimetuleku kohta ja vanadekodu kohta, mis sinna ei tahtnud mitte keegi. Ja kellelgi ei olnud kujutlust, missugune vanadekodu võiks olla, et nendele sobida. Kaevati ainult, et poes on vähe kaupa ja loomadel oleks vaja jõusööta. Ja valla sotsiaaltöötajad olid nende eest hästi hoolitsenud, toonud leiba ja selles mõttes neil selliseid probleeme ei olnud. Mitmetel nendel inimestel me käisime külas hiljemgi ja eriti paelusid neid 3 sõpra, keda me hakkasime Pahkla trioks kutsuma. Ma ei hakka nendest pikemalt rääkima, sest vaata kell ka jookseb. Aga uskuge mind, et need dialoogi katked, mis me nendelt inimestelt kinni püüdsime, on küll peketi sulge väärt. Ja oli ka selliseid valusaid enesekirjelduseks peaaegu pime mees, kes elas kärbsed täis aidas ja mujale ei tahtnud tema tekst. Ma olen nagu kivi joe põhjas, kõik lained veerevad must üle ja on ära viinud kõik, mis on huvitavamat ja ärksamat olnud. Saatus on sedasi läinud. Kui sa pead olema, ega sul seal hinnata pole. Näed, et sa oled üks saamatu ja teistest maha jäänud. Teised lähevad ikka ette ja saavad paremad otsad ja kätte ja elu parem ja elasid enne ja elavad nüüd ka veel. Tsitaadi lõpp. Ja siis me kohtusime 94-aastase mehega, kellest siis Marko Matvere hiljem oma lavakooli eksamil mängis seda rolli, sest ta ka laulis, see mees, ta sai sealt ka laule. Ja selle mehe tekst kõlas nii. Ja ei, ma olen need kohused kõik täitnud, mis kästud on ja valitsusi on mu elu ajal olnud vist 8 tükki. Kõigega hakkama saanud. Ja vaata, esimene oli tsaari valitsus, siis tuli ajutine Kerenski valitsus, siis see sügise, kui ma Leeris olin, hakkas see bolševikude valitsus, mis praegu on. Siis tuli Saksa okupatsioon, siis tuli kodanlik valitsus, kodanliku valitsuse peale tuli Vene valitsus, jälle okupatsioon ja siis uuesti Vene valitsus. Ja ei, ma lugesin mitu korda, 8 valitsust on minu elu ajal olnud. Ja me küsime, teil on rikkad kogemused, misuke siis kõige enam meeldis? Tema vastab, kuule minu meelest vana Nikolai kõige parem veel, tema ei valetanud nii palju kui teised. Ja siis ta laulis meile seda hümni, Slavsja, naš ruski tsar, gospodom dannem nam tsar gasudarja nõnda edasi. Et siis seda tegi Marko siis oma eksamil järele. Ja siis sellelt esimeselt ekspeditsioonilt tõigi see Maria Avduško kaasa Ella Kaljase päevaraamatu ja lauliku. Ja Ella Kaljas oli lahkunud meie hulgast pool aastat varem, materjalid saime tema minialt. Ja 20 päeva hiljem sündis meie esimene Pirgu etendus, mille nimi oli Aruanne ja see on rahvus selle ringhäälingu arhiivis olemas, aegalt teda näidatakse. Ja ette kandsid siis Katrin Saukas, Jaak ja Mart Johanson, Marko Matvere. Ja Ella Kaljase lugu räägib tema noorpõlvest Eesti Vabariigis, võimuvahetuse õudusest, 49. aasta küüditamisest, elust Siberis metsatöödel ja naasmisest veel kõledamasse ellu tollasel Eestimaal. Ja laulikus olid laulud nii Eesti kui Nõukogude ajast, mis põhjustas hiljem välismaal palju pahandust. Jälle see teema, et kuidas me julgeme. See oli siis julgus
laulda vene laule väliseestlastele. Ja meie ei mõelnud tollal üldse sellele, et kas see on teater, mis asi see on, et see oli midagi, mida meie saime inimestele pakkuda vastutasuks selle eest, et nad räägiksid meile oma lugusid. Ja oli juba selge, et need inimesed meie ümber on ärateelised. Kui me tahame leida ja jäädvustada jälgi kohalikust kultuuriloost, siis me peame kiirustama, et nad oma lood enne lahkumist meile pärandaks ja see toimis ülihästi. See vahetuskaubaks oligi meie aruanne. Me ise tõime inimesed Pirgu mõisa kokku. Ja see oli meie missioon, anda inimestel tagasi need lood, mis meile on usaldatud. Ja mingis mõttes olen mina seda missiooni jätkanud tänapäevani, küll elulugude kogujana, küll lavastajana, küll õppejõuna. Ja on jätkanud need teised tollased ka igaüks omal moel. Hiljem laienes teisenes see missiooniks lasta kõnelda inimestel, keda nagu ei oleks olemaski. Need on need siis 49. aastal küüditajate manukad, millest sündis lavastus Küüdipoisid Draamateatris ja missionärid. Need on siis Eesti poisid Vene väes Afganistanis, Vene vägede koosseisus. Nendel teemadel ei olnud varem kirjutatud, aga meie julgesime küsida ja meile siis räägiti ja pärast seda hakati ka kirjutama. Et me justkui rehabiliteerisime need inimesed, kes tõesti ei olnud ju oma saatust ise valinud. Öeldakse küll, et valik on alati olemas, aga nende inimeste puhul tihti selleks valikuks oli surm. Ma olen kuulnud, kirja pannud ja lavalegi toonud mitmeid ränkraskeid episoode inimeste eludest. Pärast Kurgede lavastust tuli üks prototüüpidest näitleja juurde, kes teda kehastas ja ütles: ma imestasin, et te üldse ei rääkinud sellest, kui õnnelikud me olime. Temal nimelt õnnestus Suma küladest keskusse kolida, ta oli 41. aastal küüditatud. Ja ta leidis Siberis oma hilisema elukaaslase Eesti poisi, koos siis tulid tagasi. Nii et rääkides lugusid eestlaste genotsiidist, ei tohi kunagi unustada, et need olid lapsed ja noored inimesed. Nad elasid oma noorust kõigele vaatamata ja nad olid õnnelikud. Et tragöödiat me näeme kõrvalt, kaugemalt vaadates, aga nemad on ellujääjad. Ja ilma kas või pimeda optimismi, ilma selle kolaabrignoonliku ellu suhtumiseta, et elame veel, ei oleks nad sellest kõigest ju läbi tulnudki meile teadet tooma ja meie kohus on mäletada. Ja kokku sündis siis mälusektori algatusest mitmeid lavastusi nii Pirgu aegadel kui hiljem. Et ma olen seda missiooni püüdnud sõnastada mitmel puhul, mitmel moel ja ühte kuulsin vanu videosid vaadates aastates 87-88. Et selle mõte oli selline umbes, et me käitume nagu rahvaluule kogujad, kes jõudsid laulud kokku koguda vahetult enne seda, kui need hakati unustama. Ja et alles tänapäeval hakatakse nägema nende laulude sisse ja taha. Et meie korjame samamoodi elulugusid vahetult enne seda, kui need unustatakse või see vaikimine totaalseks muutub. Ja kunagi hakatakse neid uurima. Õnneks hakati üsna varsti ja tehakse seda tänapäevani. Ja mina ei uskunud, et Pirgu aeg on võimalik kuidagi täpsemalt taastada, sest see oli tõeliselt tormakas aeg. Meid oli materjalid kuhjused, meid oli vaja kõigile ja kõikjale. Rahvas oli rahutu, kääris, hakkas end vabaks nihelema. Ma ei saa öelda, et vabaks ravelema, sellepärast, et ega ikka ei teatud küll, kuhu see tee viib ja et kas seda teed üldse tahetakse. Aga see nihelus oli kogu rahvas olemas. Ja siis ma avastasin, et siiski on võimalik omaenese samme ka taastada, et meil on olemas nende ekspeditsioonide aruanded. Ja lisaks pidas Mart Johanson, kes oli ka etenduse juht, selle aruande etenduse puhul ka seda päevikut.
ja sealt ma siis tean, et esimene etendus toimus 17. juulil Pirgu mõisas stsenaariumite konkursil osalevatele keskuse meestele pluss neile appi tulnud ajudele pluss Siri Endre, ma ta kirjutan, see oli Mardi tsitaat. Aga enne aruande järgmist etendust läks peaaegu 6 aega, sellepärast, et meil oli vaja leida viisid nendele lauludele, mis Elaväljas laulikus olid. Ja paar aastat hiljem laulsid kõik neid laule, aga see oli 87. Eesri alles hakkas avanema see laulne. Inimesed olid hirmul. Aga juba järgmisel ekspeditsioonil leidsid meie omad ühelt rahvapeolt Agnese nimelise lauliku ja jälitasid, sõna otseses mõttes jälitasid teda tema saatja juurde koju. Tema saatja oli akordionimängija ja see inimene kartis meie dessanti silmnähtavalt. Aga Agnes ei kartnud. Tema laulis meile kõik need viisid ette, mis me vähegi, see on kõik salvestatud ja see, ma just praegu tegelen selle materjaliga, kuulan neid, see on ikka, tema ei kartnud ja tema kutsus meid külla Kernumõisa. Ja Kernumõisas asus hooldekodu vaimsete puuetega inimestele ja Agnes töötas seal sanitarina, aga tema missiooniks oli seal hooldekodus laul. Ta õpetas neid inimesi laulma ja need inimesed laulsid rõõmuga ja halbadel päevadel oli see ainus asi, millega neid sai vaos hoida. Et kui sa ei käitu, siis sa laulma ei pääse. Ja see oli kõige karmim karistus nende jaoks. Ja meid võeti seal väga hästi vastu ja me nägime nende kontserti ja me käisime nendega, ise tegime neile ka kontserti võistu laulmist. Ja hilisemas elus ei ole mitte miski üles kaalunud neid emotsioone, millega olid siis küllastunud need Pirgu esimeste aastate päevad, kohtumised erinevate inimestega ja näiteks sellesama Agnese hoolealuste laul. Tänapäeval on see kuidagi enesestmõistetav juba. Aga siis ma istun praegu nende tekstide, nende videote taga ja ma tahaksin nii väga ellu äratada nii seda Kernumõisa, mis on nüüdseks juba maha müüdud, kui Agnest, kui tema hoolealuseid, sest materjali on tohutult palju selle jaoks. Ja ausalt öeldes ma kardan nii väga, et see tänapäeva inimestele enam midagi ei ütle. Et kõike peaks hakkama juba seletama, kõike peaks hakkama tõlkima. No keegi ei saa aru, mis tähendab, et ei ole telefoniühendust. Tänapäeva. Mis tähendab, et poed on tühjad. Mis tähendab aasta 87. Sest mis tähendab aasta 88, seda teatakse juba paremini. Kümnenda aruande mängukorra kohta kirjutab Mart Johanson. Etendus Rapla rajooni ATK funktsionäridele ja majandijuhtidele. Valdav enamus lipsudega mehed, kes demonstratiivselt üritasid etenduse ajal mõista anda, et käsitletav teema neid ei huvita. Räägiti kaasa, mõni üritas magada, niheleti, kõhiti, kratsiti, kohendati, nuusati, käidi vahepeal mõisa vaatamas, kergitati pükse, uuriti keldriehituse viimistlust ja nii edasi. Meie etendus ei olnud nendele. Meie etendus ei olnud paksudele mõeldud, ei olnud niimoodi nendele poistele pumma juures mõeldud. Et see on selles mõttes erandlik. Ja sellel esimesel aastal, mis siis juulis alustasime, mängisime kokku 25 etendust ja järgmisel 88. aastal juba 94 etendust. Ja see oli nüüd siis pöörane aasta, kes mäletab. Kõik pulbitses ümberringi, ilmus trikoloor, aktiviseerus üle Eesti muinsuskaitse seltsi tegevus, loodi rahvarinne, kaevati rahvusraamatukogu kraav, mida kõik nimetavad rahvarinde kraaviks. Ja meid telliti igale poole seda aruannet mängima ja vanu laule laulma. Ja siis oli käes see hetk, kus need elulood hakkasid
ise meie juurde kokku voolama, me ei jõudnud neid vastu võtta. No lihtsalt, neid kutsuti kuulama, meile tuldi rääkima, meile toodi kirjavahetusi, meile toodi päevaraamatuid. Me valmistasime ette Eleesiat on ühe lavastuse pealkiri August Oja päevaraamatut, mida Margo Matvere mängis ja mis on ka Rahvusringhäälingu arhiivis olemas. Aga kui me seda August Oja, kes oli möödunud sajandi alguses sündinud, kellel ühtegi sugulast ei olnud, kui me tema jäljed leidsime, et siis me saime aru, et on võimalik leida kõikide inimeste jäljed, kes 20. sajandil on Eesti maamulda tallanud ja siis järelikult on meie endi jälgi ka võimalik leida. Tallinnas me mängisime aruannet alguses Kodulinna majas ja siis Eesti Draamateatri väikeses saalis tihtipeale 2 etendust päevas. Ja ühel päeval sööstis Draamateatris, ise müüsime kavalehti minu juurde pärast etendust ülimalt erutatud meesterahvas, umbes 10 aastat vanem kui mina, ja hakkas nõudma, et ma pean rääkima lastekodu lastest, temal olevat nimekirjad. Suutsin ta maha rahustada, võtsin kontaktandmed ja lubasin, et me tuleme ja kuulame ta ära. See oli esimene kokkupuude 41. aastal küüditatud lastega, keda mina nimetan tänini Aipulova lasteks, sest enamus nendest sai kokku pärast emade näljasurma Aipulova lastekodus. Aga mitte kõik. Ja see mees oli Jüri Lehtrand, keda ka meie hulgas enam ei ole. Aasta hiljem olime me nende inimeste kokkutulekul Alajõel, me intervjueerisime neid. Osa nendest on juba manala teele jäänud ja tänini on nad südame küljes kinni. Ja siis, kui 11. aastal oli siis 41. aasta küüditamise 70. aastapäev, siis ETV tegi dokfilmi Unustuse jõel. Et me käisime uuesti nendel radadel. Virgu inimestest oli Katrin Sautkas meiega koos ja Uno Mell nendest 41. aastal küüditatud lastest. Ja me nägime tõesti kõiki neid kohti. Ja me tõime nendele, me suhtleme nende inimestega tänini ja me tõime nendele Siberist siis Siberi kibuvitsa poegi. Need kasvavad neil nüüd. Ja nende 41. aastal küüditatud laste puhul vapustas mind see, kuigi juba oleks pidanud kõigega olema harjunud, et veel 89. aastal ei olnud nad oma täiskasvanud lastele rääkinud oma lugu. Ja mitte kõik ei suutnud tagasi tulles Eesti eluga kohaneda. Nüüd ma tsiteerin jälle Rutt Ilrikust. Kodumaale naasmise järel tuli enamasti nullist alustada ja rõõm vabanemise üle asendus mõnigi kord kibedusega või uue šokiga. Kirjutatakse mitte ainult sellest, kui raske oli Eestis uuesti alustada, vaid sellestki, kuidas võõrsil olnud kodumaale tagasi jõudmise järel kaasmaalaste poolt võõrastati ja kuidas küüditatud tundsid, et olid olnud Siberis rohkem vabad kui Eestis ettevaatlikuks ja sageli silmakirjalikukski muutunud kaasmaalased. Sageli tuli ilmseks ambivalentne suhe ohvritesse, kaastunne asendus tõrjumisega, mõnel juhul välditi lähemat suhtlemist vägivalla ohvritega, nii nagu välditakse nakkushaigete puudutamist, peljates tõve külge hakkamist. Siis 88. aasta juulis oli ringreis Lõuna-Eestis, kontserdid kirikutes. Kes mäletab neid aegu, kes mäletab aastat 88? Kuidas see kõik põles meie ümber. Ja rahvapeod levisid nagu kulutuli üle maa, igal pool olid rahvapeod. Me käisime neid salvestamas, me käisime intervjueerimas, me kuulasime olulisi kõnesid ja me saime aidata Muinsuskaitse Seltsi, kes oli vabadusliikumise üks eestvõtjaid, sellega, et salvestasime ka nende intervjuusid ja kohtumisi rahvaga.
ja mingil ajal me tegime muinsuskaitse seltsi jaoks korjandusi oma aruandeetenduse lõpus. Ja mis on nüüd väga uhke reliikvia, halva kvaliteediga uhke ikkagi. Me filmisime, kuidas noor Mart Laar ja tema sõbrad, ajaloolased siis praktiliselt tulevase uue Eesti esimene valitsus mängisid Võrumaal nõukaaegseid valimisi 89. aastal. Ei mäleta, et oleks igapäevaselt lehte lugenud, kuigi oli päev, mil kõik raadiote küljes rippusid, meil olid head armsad need shellad kaasas kantavad. Ja ikka tuleb korrata, et ei olnud veel arvuteid, ei olnud läppareid, läpparitest rääkimata, ei olnud mobiiltelefone. Kunagi hakkavad teadlased uurima, kuidas nii kuumal aastal üldse kontakti hoiti, kuidas inimesed teadsid, et kus miski asi toimub. Sest tavatelefon ei aidanud, keegi ei olnud kodus, et seda vastu võtta, kui keegi helistas. Siis 88. aasta detsembrikuu 18. päeval kirjutab Mart. 119. etendus, pühapäev, Pirgu, hullumeelne päev, Talviku ja Alveri kava esietendus, Helle Laasir lasteetendus, Pirgu mälukillu laulud paralleelselt lasteetendusega ja lõpuks aruanne ministrite nõukogu asjade valitsuse rahvale. Seda teemat on vaja selleks, et öelda midagi Eleegia kohta. Eleegia on Betty Alveri ja Heiti Talviku lugu, nii palju kui meie sellest tolleks ajaks osa olime saanud. Maria Avdjuško ja Jaan Tätte olid siis lavakooli teise kursuse tudengid, nagu ma olen mitu korda ütelnud, ja käisid talvel 87. aastal Betty Alveri juures külas ja visiidi lõppedes tormasid nad siis Vanemuise proovisaali oma muljeid linti rääkima, sellepärast, et me ei lindistanud mitte kunagi salaja, see oli meie reegel ja ilmselt nad ei julgenud Alveri käest luba küsida, sest teate, et ta väga vähesed inimesed üldse vastu võtab, et lindistamiseks luba küsida. Ja siis nad mängisid seda. Ja see teema tuleb veel üles korraks, see Eleegia teema. Aga 89. aastal mina olen kirjutanud, kui ma olen sellest perioodist rääkinud, ma olen ütelnud selle kohta, et miski juba nüristub. Aasta on alles 89. Ja jaanuaris kirjutab Mart aruande etenduste kohta 125. ja 126. etendus pühapäev Pirgu. Mõlemad etendused olid Pärnu rahvale. Ohtralt joodi konjakit etenduse alla ja peale, õigeaegselt alustada raske. Hakkab tekkima tavalise teatri olukord, ühed on tulnud vaatama, tarbima ja selle juurde kuulub ka traditsiooniliselt kohvi larpimine ja meie oleme tulnud mängima ükskõik kellele. Mängime ära ja töö tehtud. Paari imidž on tugevam kui etenduse ja mõisa imidž. Just sellest otsast vaadatuna, et etendus ja Pirgu mõis kuuluvad kokku. Etendus on siin loodud ja see peaks andma ja andiski varem talle tugeva lisaväärtuse, aga paar ja sellest tulenev meeleolu lõhub seda erilisust. Et selle me lõpetasime siiski suhteliselt ruttu ära, edaspidi me hakkasime ise kohvi keetma ja võileibu pakkuma oma külalistele oma hinnaga ja meile maksti selle kohvi ja võileipäevist alati rohkem, kui me küsisime. Niimoodi. Aga nüüd on 167. etendus. See on 21. juuni 89 Kääriku. Ja Mart kirjutab. Etendus Kääriku spordibaasi saalis väliseestlastele, raske etendus. Publikut circa 60-70 inimese ringis. Pärast etendust arenes mõttevahetus selle üle, kas ulgu eestlased saavad miskit aru sellest, mis laval toimus. Tsitaadi lõpp. Käärikul oli esimene Esto Eestis. Muidugi olime seal ja intervjueerisime, mängisime aruannet. Esimest korda me kogesime, kuidas on olla laval, kui publik niimoodi suvaliselt sisse välja jalutab. Nad arvasid meie kogemust paremini tundvad kui meie ise. Me olime väliseestlasi varemgi intervjueerinud, estolaste hulgas olid mitmeid juba tuttavaid inimesi, aga seekord jäi kõlama ühe juba Rootsis sündinud mehe
sulaselges eesti keeles öeldud sõnad, aga pole parata, minu armastuse keel on rootsi keel. Neil päevil suri Betty Alver. Ja kuivõrd nüüd Betty Alver oli üks, keda me intervjueerisime, keda me mängisime, oli ta meil lisaks oma luulele veel eriliselt südame küljes kinni. Ja kõige valusam oli see, et tema matusepäeval taas avati Tahkurannal Konstantin Pätsi monument, mis oli üles seatud juba tema eluajal. Tahkuranna ausamba taasavamine oli planeeritud üritus, Betty Alveri matus ei olnud. Väliseestlased sõitsid Tahkurannale ja meie sõitsime matustele Tartusse. 3 punkti. 89. aastal me olime sügisel selle lavastusega, no veel mitme lavastusega Kanadas ja USA-s. See oli kultuuri ja elu korraldatud sõit ja meil oli, ma ei mäletagi, kes kõik meil kaasas olid peale meie trupi. Muidugi oli Andrus Ristkokk, Siri Endre, Marju Lauristin, Heinz Valk. Me mängisime Montrealis, Torontos, New Yorgis, Baltimooris ja mitut etendust. Aruande 178 etendus Baltimoori Eesti majas. Mart kirjutab. Siin vaatas etendust üks eriti häälekas vanahärra, kes lasi oma suhtumist meisse ja Stalini-aegsetesse lauludesse julgelt ja matslikult välja paista. Probleeme nendest lauludest ja nende kuulumisest sellesse etendusse oli olnud ka varasematel etendustel, aga siiamaani olid inimesed suutnud ennast siiski talitseda. Torontos uuris Heinz Valk minult, kas oleks võimalik neid laule kuidagi lühemalt teha või hoopis ära jätta. Küll on ikka narrid. Ja siis 1990 jaanuar aruande telesalvestus Pirgus ja sellega see protokolli raamat lõpeb. Ja aeg nihkus juba sinnapoole, et tänavatel oli huvitavam kui teatris. Ülo Arenduskeskus tõmbus ka kohe kokku, Ülo Vooglaiu parteipilet ta ennistati ja ta läks siis selle ülemnõukogu saadikuna Moskvasse koos teistega meid vabaks rääkima. Rubla kukkus, bensiini polnud, inimesed ei pääsenud enam Pirgu mõisa, eriti vanainimesed, kellele mõeldud see etendus oli. Ja ärkamise ajast oli saanud ärastamise aeg, palun vabandust. Ja siis me mängisime veel Tallinnas Orlovi lossis punapannoode all ja aeg oli juba selline, kus enam väljas pimedas ei käidud. Ja niimoodi see algatus hääbus, alles on siis Rahvusringhäälingu salvestused, alles on kogutu ja kogetu. Ja paremini ei läinud ka elulugude kogumisel üldisemalt. Indrekus kirjutab. Aktiivne kogumine algas Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi eestvõttel sügisel 1989. Kogumistöö lipulaevaks oli Eesti Muinsuskaitse Seltsi mälestuste kogumise aktsioon, mis kuulutati välja 22. veebruaril 1988. Inimesi innustasid ajakirjanduses avaldatud kogumisaruanded, milles iga mälestuste saaja panus vääris eraldi nimetamist. Esimene aruanne avaldati ajakirjas Kultuur ja elu ja 89. aastal kirjutas Mart Laar, ajalugu on saanud meie rahvale hetkel kõige olulisemaks teaduseks. Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi esimene üleskutse, kas sa mäletad oma elulugu, saadeti paljudele eestikeelsetele ajalehtedele ja suurematele venekeelsetele ajalehtedele. Ja järgmise aasta lõpuks oli muuseumi laekunud kokku 200 eluloo teksti või elulooliste mälestuste käsikirja. Esimestel kogumisaastatel avaldati ajalehes edasi, millest peagi sai Postimees, vähemalt kord aastas korduvaid üleskutseid koos ülevaatega kogumise käigust, samuti elulugude katkendeid. Ka tõsteti paaril esimesel kogumisaastal paremaid eluloolisi mälestusi saatnud inimeste kaastöid esile väikese rahalise preemiaga. Iga publikatsioon ajalehes tõi kaasa laekumise elavnemise, ent ajakirjandus orienteerus 90. aastate
esimesel poolel kiiresti ümber turumajanduse reeglitele ja elulooliste mälestuste katkenditele ei olnud enam kohta. Eesti Muinsuskaitse Seltsi kogumisaruannete avaldamine ajakirjas Kultuur ja elu lakkas samuti. Aastatel 94-95 elulugude laekumine aeglustus, tsitaadi lõpp. Aga jätkus. 96 eluluvõistlus minu ja minu lähedaste saatuse ajaloo keerdkäikudes, 97 rootslaste algatusel Läänemere maade õpetajate elulood, 99. ilmus 49. aasta märtsi küüditamise 50. aastapäevaks küüditatute elulugude valimik Eesti elulood Meie tulime tagasi, 98 eluloo võistlus 100 elulugu ja sellest ilmus 2000. aastal 100 eluloost koosnev kaheköiteline teksti valimik Eesti rahva elulood 100 elulugu. 2000 oli eluloo võistlus Minu ja minu pere elu Eesti NSV-s ja Eesti Vabariigis ja sellest ilmus Eesti rahva elulugude 3. osa ja nüüd see, mis 26. tutvustatakse veebruaris, see on siis 4. ja 5. osa peaks olema, ma arvan, see tuleb sellest samast sarjast. Ja kirjutajaid on ajaloo teljel jaotatud mitmel moel ja minu jaoks on kõige kõnekam Aili Aarelaiu oma, teda ka enam meie hulgas ei ole, mis on ära toodud artiklis Sovetid või eurooplased. Ja tema jaotus on selline, et 40. aastad ellujäämise kunst, 50. aastad kahepaiksuse sünd, 60. aastad kommunismi tondi kudustamine ja 70. aastad elevandi luutorni ehitamine. Ja lõpetuseks, et ma usun jätkuvalt, et eestlaste elulood on omamoodi tähendamissõnad, mida erinevatel ajastutel erineval moel lahti harutatakse ja loodan, et meie lavainterpretatsioon ei ole rikkunud nende lugude müütilist tuuma. Kui me Pirgus alustasime, me ei teadnud, et tuleb ärkamise aeg. Me kogusime, et päästa ja pääseda hävimisest. Ja väga paljud neist, keda me küsitlesime, ei räägi enam, aga nende lood jäävad. Ja meil oli unistus, et kui suudame kokku koguda 20. sajandi eestlase elulugude tüübid, siis need muutuvad tähendamissõnaks tuleviku jaoks. Ja see unistus kandus edasi ühendusse Eesti elulood, koguteosesse Eesti rahva elulood ja pole kustunud praegu ka, kuigi seda tööd on aasta-aastalt järjest raskem teha. Meie etendused aitasid paljudel üksteist leida, ennast avastada ja avada ja Pirgu aegadel ma kirjutasin, meie võimuses ei ole ühendada rahvast, aga me saame sellele kaasa aidata. Enam ma seda päriselt ei usu. Nii mõnigi kord tundub, et praegu on juba hoopis teine rahvas, uus rahvas, kes sellest vanast ei tea ja teada ei taha, et need mälutõkked, millest ma alustasin, et need on oma töö teinud. Aga siis tuleb jälle laulupidu, tuleb rahvatantsupidu ja oleme jälle korraks kõik koos ja lootus jääb. Mul ei ole rohkem tekste, mul ei ole spikker. Ja vahele ma jätsin väga vähe, aga ma ei tea, millega täita üle jäänud lubatud 7 minutit. Tänan kuulamast. Võtke heaks.